auto soojeneb, väljas on 15 kraadi külma. Esiklaas on veidi jääs. Lükkan lumest puhtaks ja sõidan poodi vorsti ostma. Täna sõidan Käsmu järve äärde. See on Rakverest, ma ei tea, 40-50 kilti umbes. Täna on pühapäev, 8. jaanuar. Väljas on 12 kraadi külma. Näoliselt otsin telkimiskoha sobiva ja võtan ennast vaikseks, söön midagi. Aga hommikul, kui läheb valgeks, siis katsun ka filmida vaateid Käsmu järvele ja seal ümbruses. Saab huvitav olema. Väljas on miinus 12 näitab praegu külma. 12 kraadi külma näitab. Plaanis on telkida, süüa teha, vaadata, kui kiiresti liiter vett ära jäätub. Õues miinus 12-ga. Väligrill on kaasas. See on põleti, lihtsalt gaasipõleti väikse ballooni otsas. Ei midagi suurt. Mis mul veel on? Purgisuppi on, kiirkartuliputru on, kommi on, sibulat on ja grillvorsti muidugi. Grillvorst. Esimest korda proovin ehk ära ka panni, matkapann, siuke kokku volditava sangaga. Käsmu järve ääres otseselt telkimiskohta ja parkimiskohta ei ole. Parkida vist tuleb natukene järvest eemale. Aga lume peal telkimine ei kahjusta ka loodust, kui olla ise tähelepanelik ja hoolikas. Võib-olla ei pea isegi vaiasid maasse löömast. Vaiad on alumiiniumist, tead ei tahaks neid ära lõhkuda. Mul ei ole mingisuguseid tugevamaid vaiasid vist. Nii, Käsmu järve ääres, väljas miinus 12. Teen väikse söögipoolise endale õhtul enne magama jäämist. Kell on 17:49. Kell hakkab 6 saama varsti. Tuul on kõva, väike matkatool 3 jalaga. Telk, vana hea MSR. Teeme siis kõigepealt selle tule aseme. Kuidas mul asi käib on nii, et gaasipalloon. Siin on siuke huvitav jalg sellele balloonile alla. 3 jalg. Eelmine kord Käsmus käisin, siis need balloonid ei taha iseenesest hästi püsida, aga siuke jalg alla, siis no, oodame, et see nüüd külma, läks väga hästi, venis paika. Nii, siia peale põleti. Käib siis pingvin peale siia. Nii. Põleti on selline üsna suuremõõduline nende väikeste põletite klassis ja piesosüütajaga. Kuule, säde isegi tuleb. Super. Siis saab see isegi põlema panna. Et ei pea tulemasinat kasutama. Nii. See on omal kohal. Purgisupp. Mis meil täna on? Hapukopsa borš. Hommikuks on see jääs. Ongi hea õhtul ära teha. Nii, armsad inimesed. Siin on veel
kommi ja sibulat. Sibul. See on ka hommikuks jääs. Ja kommid on Milka. Iirise kommid, mis on juba praegu jääs. On nagu lutsukommid. Tulekoht on valmis. Järgmiseks on siis väike potike tulele. Teen borsisuppi. Sibulat kõrvale. Kommi. Ja grillvorsti mul on ka. Panen ühe grillvorstiga suppi sisse äkki. Hello, Kitty. Tee on mul ja vesi on muidugi ka. Vesi on ka hommikuks jääs. Kui see on -12 hommikul. Praegu on -12. Ka hommikul ka siukene on siis. Ei ole kahtlustki, et on jääs. Nii, termoses on kuum piparmündi tee pärastiseks. Pott peale. Ja kõigepealt peakski vist nii, more calcium for me. Panen siia vett mõnevõrra. Nii, vesi jääb siis taustajõuks. Porgisupp, värske kapsaborš. Kindad on head sükesed sõrmed. Sõrmed käivad kinni lahti. Trukiga on see. Mis oleks veel parem, oleks magnetiga. Osadel on magnet. Sest trukiga, mis ma ütlen trukiga, takjaga. Sest et takjas läheb sodi täis ja märjaks ja siis ta hästi ei toimi. Lund täis näiteks. Aga magnet toimib iga ilmaga. Kuule, aga nüüd peaks süütama. Vaatame, kas läheb põlema. See tulease. Paneme siis natukene gaasi lahti ja süüta. Põleb. Ma ei tea, kas kaamerasse on näha ka, aga ilusti põleb. Tõmban need välja. Siis need ei sula ära seal kuuma peal. Nii, purgisupp läheb taustajõuks. Üks asi, mida ma pärast üldse teha ei taha, ma juba mõtlen ette, et ma ei taha teha seda. Te arvate, mis see on? Ma ütlen ka, 3, 2, 1. See on selle poti pesemine rasvast. Võib-olla ma teen selle kodus. No nüüd läheb veits aega, kuni see nüüd purgisupp siin kuumeneb. Teen omale ühe tee nii kaua. Tegelikult siia tuleks gaas peale panna. Puud ka nagisevad nagu karu tuleks. Vahepeal virmutavad. Teeks selle kuuma tee hoopis. Siis hakkab soojama. Tule lahti. Nii, mismoodi tee valamine käib? Tuli meelde. Kus aurab? Aurab teine. Väga hea tee. Kommikott sahiseb ja kaugel see supp oma keemisega on siin. See on juba pole soegi veel. Leeki juurde. Siin läheb omajagu aega veel. Nii külma ilmaga. Kuule, aga sibula peaks vahepeal ära lõikama. Taskust nuga välja ja siukene väike.
väike nuga. Aga tugev ja mugav sibul. Vaatame, mis siis see külm sibul endast kujutab. Huvi pärast. Natuke jumalale ka, metsajumalale. Sibula koori. No nii, vaatame, mis see sibul maitseb siis. Jah, vänge sibul on. Komm ka. Tead, ma tean, on inimesi, kes söövad kommi ainult magustoiduks pärast. Aga kui nii kaua läheb söögiga aega, siis mõtlen, et selle külmaga ma mõtlen praegu ühe kommi küll. Hambusse. No, see on nagu klaaskomm. Jäätunud iiris. Vaata, mis see supp teeb. Kuule, aitab kah. Kõht on tühi, tahaks süüa. Kaua ma seda ikka siin keeda. Vaatame, kui sooja on. Kuule, täitsa kuum juba. No, ta on ikka maksimum küll põleb. Läheb söömaks. Aitab küll. Aitab küll. Keeran kinni, gaasi. Gaas kinni. Klõpsti. Ise tegin klõpsu, tegelikult klõpsu ei käinud. Taaskasutatav ühekordne lusikas. Mida iganes see ka ei tähendaks. Aga see on Selverist ostetud lusikas. Luhvel. No nii, läheb söömaks. Super. Kuum supp. Seda ka tegelikult ma tahan panen telki sisse siit tuule käest ära. Supp. Kuule, supp on veel väga hea. Et sai tuule käest ära. Mine metsa, see on hea. Awesome. Ai, sibulat ma pole lõiganud ju veel. Sibul. Nuga on siin. Sibul on siin. Väikse sibula lõike ka. Yummy. Ohoho. Vänge. Vänge sibul. Homme kui külmub ära, siis on tõenäoliselt. Lahem. Vorsti ka peale. Super. Okei.